John Garrison Johnston, tuntud kui Liver Eating Johnson, sündis 1. juulil 1824 Little Yorkis, New Jersey's. Tema ema oli Eliza Garrison ja isa Isaac Garrison, keda peeti iiri või šoti päritolu olevaks. Johnstonil oli 5 õde ja tõenäoliselt oli tal ka vend. Norell Johnstonil oli raske lapsepõlv, kuna tema isa Isaac kohtles teda sageli halvasti. Isaac ei olnud mitte ainult alkohoolik, vaid ta sundis ka oma poega üle jõu töötama. Et tasuda kogunenud võlad, pidi noor Johnston töötama farmis töömehena ning tihti minestas ta kurnatusest. Lisaks on Isaaci kirjeldatud kui vihast ja jõhkrat meest ning on tõenäoline, et ta peksis Johnstoni, kui too oli noor. Kuigi see võis noort Johnstonit karastada, mõjutas see kindlasti tema iseloomu, sest temast sai hiljem joodik, vägivaldne ja äkkvihaga mees. Kui Johnston suuremaks kasvas, ei suutnud ta seda kohutavat kohtlemist enam taluda. Nüüd juba teismeline ja piisavalt vana, et enda ees seista, otsustas ta kodust lahkuda ning üsna varsti leidis ta tööd vaalapüüdjana rannikukuunaril. Aeg möödus kiiresti ja enne kui ta arugi sai, oli ta veetnud merel umbes 12 aastat. Johnston tüdines sellest tööst ja otsustas, et on aeg millegi põnevama jaoks. Selleks ajaks oli temast saanud väga suur mees. Ta oli üle 6 jala pikk ja kaalus umbes 260 naela. Lisaks kirjeldati teda kui täiesti lihaselist meest, kellel oli peaaegu üldse rasva. 1846 aastal puhkes Mehhiko-Ameerika sõda. Nüüd 22-aastasena otsustas Johnston astuda USA mereväkke, kuid tema karjäär meremehena jäi lühikeseks. Tekil olles karistas laitnant üht Johnstoni kaaslast. Selle peale vihastunult ajendas Johnstoni impulsiivsus teda lööma oma ülemat ohvitseri. Löök tabas kaela ja lõi ta ajutiselt teadvusetuks. Kui Masena ajas leitnant end püsti, kuid ta polnud päris kindel, mis juhtus, kuigi ta kahtlustas, et see oli Johnston. Selle tulemusena karistati Johnstonit ja tal ei lubatud terve kuu jooksul kaldalt lahkuda. Kui Johnston lõpuks sai maale astuda, deserteerus ta USA mereväest ja rändas metsikusse läände. Et vältida tabamist, mis võis lõppeda poomisega, muutis ta oma nime John Johnston Garrisonist lihtsalt John Johnsoniks. Arvatakse, et ta suundus Californiasse, kus ta veetis aega kaevandades vahetult enne kullapalaviku algust. Pärast seda reisis Johnson ida poole, läbides Colorado ja seejärel põhja poole läbi Wyomingi, jõudes lõpuks Montana lõunaosas asuvasse Alder Gulchi territooriumile. Seal töötas ta puuraidurina ja tänu oma suurele kasvule oli ta väga osav küttepuude varustamisel aurulaevadele. Ta tegi ka palju muid töid, sealhulgas jahipidamist, lõksude seadmist ja salaviina vedamist. Just sel ajal kohtus ta oma eluaegse sõbra ja partneri J.X. Speedleriga. Mõlemale mehele meeldis juua ja neil oli vägivaldne loomus, millest nad said jõudu. Kuigi Johnson oli osav mäestikukütt, veetis ta suurema osa ajast Montanas põlisameeriklastega võideldes. Just nüüd hakkas Johnsoni elu ümbritsev müüt kasvama. Legend räägib, et Montanas kohtas ta noort naist, kes kuulus Flatheadi indiaani hõimu. Lõpuks sai temast tema naine ja nad elasid koos palkmajas, mille Johnson oli ise ehitanud. Muidugi ei läinud kaua, kuni Johnsoni naine jäi rasedaks ja tundus, et ta sai lõpuks elada kena ja rahulikku elu. Aga see ei pidanud nii minema. Ühel päeval 1847 aastal, kui Johnson oli kodust väljas, ründas tema kodu grupp põlisameeriklasi, kes kuulusid Crow hõimu. Kahjuks tapeti Johnsoni rase naine selle rünnaku käigus ja tema maja põletati maatasa. Kui Johnson sellest teada sai, vandus ta, et jälitab Crow hõimu ja maksab kätte. Johnson oli hea võitleja ja veel parem jahimees. Ta oli hästi varustatud ja hakkas oma vaenlasi tapma. Kui Crow pealik sellest kuulis, saatis ta Johnsoni vastu oma 20 parimast sõdalasest koosneva salga, et temaga lõplikult arved klaarida. Aga nad ebaõnnestusid. Maksasööja Johnson oli kõik nad maha löönud.
selle loo järgi sai maksasööja Johnson oma hüüdnime, sest iga kord, kui ta tappis mõne Crow hõimu liikme, lõikas ta tolle maksa välja ja sõi selle ära. Crow hõimu jaoks olid maksad olulised, et pääseda teispoolsusesse. Nii et süües neid näitas Johnson hõimu suhtes äärmist lugupidamatust, võttes surnutelt võimaluse pärast surma edasi elada. Johnson oli halastamatu. Et kätte maksta oma lahkunud naise surma eest, arvatakse, et Johnson tappis üle 300 Crow hõimu liikme. Selleks ajaks oli tema maine kasvanud nii suureks, et põlisameeriklaste hõimud värisesid juba ainuüksi tema nime kuuldes. Siiski katkestas Johnsoni kättemaksu Crow hõimu vastu see, kui mustjala hõimu põlisameeriklased ta röövisid. Teades, et Crow hõim maksaks tema eest kopsaka summa, sidusid nad ta nahkrihmadega kinni ja jätsid ta paljaks ülakehast, kuni nad saaksid ostjatega kohtuda. Kuid mustjala hõim alahindas rängalt Liver Eating Johnsoni võimeid, määrates tema tipi valvamiseks vaid ühe inimese. Ei läinud kaua, kuni Johnson murdis end nahkrihmadest vabaks ja lõi valvuri uimaseks. Pärast seda põgenes ta kiiresti mustjala laagrist ja suundus metsa. Isegi kuulujutud käisid, et ta oli nii näljane, et lõikas ühe valvuri jala ära ja sõi selle põgenemise ajal ära. Hämmastaval kombel jooksis Johnson mustjala hõimu eest põgenedes kokku oma vana kaaslasega, kes aitas tal tee koju leida. Jutu järgi tegi umbes 25 aastat pärast oma naise surma Liver Eating Johnson lõpuks rahu Crow hõimuga. Arvatakse, et see leping sõlmiti Ameerika piirialade sõdade kasvava ohu ja põlisameeriklaste hõimude vahelise vägivalla suurenemise tõttu. Sellest hoolimata oli see populaarne lugu Johnsoni naisest, tema kättemaksust ja põgenemisest tegelikult müüt. Selle loo toetuseks puuduvad tegelikud tõendid ja mitmel korral on Johnson ise öelnud, et see pole tõsi. Ta väitis kindlalt, et tal pole kunagi olnud naist. Ilmselt sai see lugu alguse sellest, et ta saatis ühe põlisameeriklannast naise piiriala eelpostile. Kui nad kohale jõudsid, väitis naine, et nad on abielus, et teda ahistamise eest kaitsta. Pealegi ei maini tema sõjaväeline teenistuslugu midagi isiklikust sõjast Crow hõimu vastu. Tegelikult oli ta enamasti Crow hõimuga heades suhetes. Üks allikas väidab isegi, et temast tehti Crow rahva pealik nende austuse tõttu tema vastu. Kuigi Johnson tunnistas, et tappis mõned Crow sõdalased, olid need kõik enesekaitseks. Ameerika kodusõja puhkemisel otsustas Johnson liituda liidu armeega, astudes üks diviisi teise Colorado ratsaväe 4. brigaadi H-kompaniisse jäljekütina. Selleks ajaks oli ta 39-aastane. Jällegi jäi Johnsoni teenistus relvajõududes lühikeseks. Juba 5 päeva pärast deserteerus ta armeest, kulutades kogu teenitud raha viskile. Sellest hoolimata määrati ta hiljem teise rügementi. Pole teada, kas ta sai deserteerimise eest karistada või suutis ta sellest kuidagi välja vingerdada. Igal juhul võitles Johnson 1864 aasta oktoobris Westporti lahingus, kus ta sai jalga ja õlga haavata. Kui ta oli paranenud, jätkas Johnson võitlust kodusõjas kuni 23. septembrini 1865, mil ta vabastati teenistusest. Ei olnud kindel, mida edasi teha, otsustas Johnson koju minna ja jätkata sellega, mida ta kõige paremini oskas. Töötada kullaväljadel, müüa alkoholi ja raiuda puid. Muidugi kulutas ta suurema osa oma raskelt teenitud rahast oma viskisõltuvusele. Töötades puuraidurina ehk tollases kõnepruugis Woodhawkina sattusid Johnson ja tema partner sageli rünnakute ohvriks. Puuraidurina töötamisel olid alati omad ohud, kuid kuna nad olid laagris otse Siude maa südames, uskusid paljud, et nad kirjutavad endale ise surmaotsuse alla. 1868 aasta suvel teatati, et kohalikus piirkonnas tapeti kokku 7 puuraidurit. Muidugi tõi nende asukoht kaasa sagedasi rünnakuid, kuid õnneks pääsesid Johnson ja tema partner alati eluga. Samal aastal, töötades Musselshell'i jõe suudmes, sattusid Johnson ja teised puuraidurite rühma liikmed varitsusse, mille korraldas 6 Sioux hõimu meest. Järgnes tulevahetus, kus mõlemal poolel sai mehi vigastada ning üks Sioux hõimu meestest hukkus.
vahetult pärast seda muutus lahing ummikseisuks. Sellest hoolimata läks Johnson avatud alale ja teeskles, et sööb väikest tükki maksa, mille ta oma noa otsast ära võttis. 5 ellu jäänud siud ja tema kaaslased arvasid kõik, et see oli päris. Just siin sai ta nimeks maksasööja Johnson. Lisaks aurulaevadele, puude lõikamisele püüdis ja jahtis Johnson ka siu territooriumil. Nad ei olnud tema suhtes külalislahked. Nad mitte ainult ei varastanud tema püüniseid ja nahku, vaid ühel korral tungisid nad isegi tema onni, oodates, et ta koju naaseks, et teda varitseda. Selle tõttu pidi Johnson püüniseid seadma. See hõlmas mürgitatud liha ja väikest tunnelit tema onni all. Onni juhuks, kui teda rünnatakse. Kui Johnson sai aru, et midagi on valesti, roomas ta oma tunnelisse ja tulistas põlisameeriklasi põrandalaudade alt. Johnson nautis seda mägimehe eluviisi ja jätkas sellega edukalt kuni oma 40. eluaastates. Ta osales igas suuremas lahingus ja sai isegi kindral Milesi luurajaks. Kuid nüüdseks olid tema salaviinaäri päevad läbi. Ta teadis viski müümise ohte ja tema kõrge ea tõttu olid riskid lihtsalt liiga suured. Aastaid teenis ta selles äris head raha, eriti kuna ta oli piisavalt julge, et reisida läbi Whoop-Upi territooriumi, mida peeti üheks kõige ohtlikumaks ja vaenulikumaks piirkonnaks, kuhu valge mees minna võis. Turvalisema töö juurde jäädes juhatas ta mõnda aega matku Lõuna-Montana mägedesse. Ta jätkas ka oma tavapärast jahipidamist ja lõksupüüki. Kuigi ta proovis ka üht ärilist ettevõtmist, asutas ta mõneks ajaks postitüllaliini. 1880-ndatel sai temast seaduse silm Colsonis, Marshalli linnas Red Lodge'is, Montanas. Kuid töö oli igav, seega otsustas ta liituda metsiku lääne etendusega. Aga see karjäärivalik ei kestnud kaua. On öeldud, et Johnson vihkas Bill Coldit. Samuti polnud ta oma palgaga rahul, nii et Johnson lahkus ja naasis Colsonisse. Väsinuna teiste inimestega koos olemisest ja soovides vaikset elu üksi, ehitas ta endale metsaonni, et seal oma päevi veeta. Siiski sai temast peagi linna šerif, ametikoht, mida ta pidas kuni pensionile jäämiseni 1894 aastal. Ta elas linnas veel mõned aastad, kuni ta paigutati 1899 aasta detsembris Santa Monica veteranide haiglasse Californias. Ta suri vaid 6 aega hiljem, 21. jaanuaril 1900. John Johnson maeti Los Angelese veteraanide kalmistule. Kuid pärast läbirääkimisi ja noorte tudengite juhitud kampaaniat 1974 aasta juunis viidi Johnsoni säilmed üle Old Trail Towni Colbys, Wyomingis. Linn asub vaid 65 miili kaugusel tema endisest hütist Red Lodge'is ja oli üks tema lemmikkohti. 1972 aastal ilmus film, mis põhines Robert Bunkeri raamatul Crow Killer, The Saga of Liver Eating Johnson. Filmi nimi oli Jeremiah Johnson ja peaosas mängis Robert Redford. Nii raamat kui ka film põhinevad tema elul vaid lõdvalt ja erinevad tegelikust loost. Aitäh kõigile, et vaatasite seda videot John Johnsonist ehk Liver Eating Johnsonist. Loodan, et teile meeldis. Kui teile meeldis, vajutage allpool meeldib nuppu ja kui teil on ettepanekuid, saatke mulle e-kiri või jätke kommentaar. Igatahes, see on kõik minult. Kohtume järgmises Forgotten Lives'i videos. Aitäh!